Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Hello! Ma mõtlesin, et tänases episoodis teen natuke teistmoodi. Et kuna meil niikuinii tuleb siuke äge Q&A, et lasin teil siis Instagramis küsida küsimusi, saite anonüümselt, saite mitte anonüümselt küsida. Siis ma mõtlesin, et ma teen natuke teistmoodi ka, et ma seisan seekord, sellepärast sest ma tunnen, et seistes mul on nagu nii palju parem energia ja kui ma olen nagu teinud istudes, siis ma lihtsalt nagu tunnen, kuidas mul energia nagu täiesti nagu vajub lihtsalt ära ja ma nagu ei jaksa pikalt rääkida, sest mul lihtsalt silmad vajuvad kinni. Nii et ma seisan, toetan küll vastu seina, sest ega ma nüüd nii palju ka seista ei jaksa. Teetass on mul käes. Ma loodan, et sul on ka mingid tee või kohv või kas sõidad praegu tööle või ma ei tea, teed trenni, teed oma kardiod praegu, et siis loodan, et vesi on sul lähedal, sest vett tuleb juua või noh, alati ei pea vesi olema. Vahel võib ka olla see mingi tee või noh, whatever. Mina olen hull teejoodiks, sellepärast mul nii suur tass ongi. Muide selle tassi tegi mul EMS tellimusega. Ma tellisin talt tassi, ütlesin, et pane täpselt need sõnad siia kirja. Love, live, love. Armasta, ela, naera. Sest ma arvan, et see on süke minu elu moto. Vot. Aga kui sa küsid, miks ma nii meigitud olen, kui sa vaatad YouTube'is või vaatad videoga, siis ma just tegin oma USA praktika jaoks video ja noh, seal võiks ikka natuke seda meiki vähe panna, et oleks natuke normaalsem nägu, kuigi ma olen ikka all natural kogu aeg, aga mõtlesin, et seal ikkagi see nagu first impression loeb nii palju. Nii et jah, aga ühesõnaga väga huvitav sissejuhatus täna. Mis me täna teeme? Ma teen teile varsti ka toitumiskava koostamise podcasti, aga see tuleb natuke hiljem, sest kuidagi ma mõtlesin, et natuke teistsugused küsimused tulevad, aga küsimused, mis küsisid, et paljud on sellised, mis on nagu, mida ma tahaks kohe ära vastata, sest kui ma vastan praegu ja panen podcasti episoodi üles alles mingi paari nädala pärast, et siis võib juba nagu nii palju muutunud. Et ma mõtlesin, et ma nii-öelda teen siis, tõmban selle episoodi enne ette, ühesõnaga sõnad on keerulised ja siis tuleb varsti toitumiskava episood ka, aga vahepeal tuleb veel ühe põneva külalisega üks episood ja keegi oli mul veel soolas, aga ühesõnaga neid külalisepisoode tuleb ka jälle natuke rohkem. Aga lähme siis otse Q&A-sse. Ja minu kurikuulus lause, et kui sa tunned, et see episood toob sulle väärtust või sa tahad mind lihtsalt kuidagi toetada, siis ole hea, jaga seda episoodi vähemalt ühe sõbra või sõbrannaga või siis tagi mind Instagramis ja jaga seda enda stories. Ma tean, et salaja kõik jagate seda, et üks just kirjutas mulle, ma 5 sõbrannale saatsin selle viimase episoodi, mis mul oli nagu menopausist, nii et nagu täiega äge. Täiega fänn on seda, et te nagu toetate mind niimoodi kas või vaikselt, see on ka väga okei. Ega mina ei ole ka nagu selles mõttes sotsmeedias, ma väga nagu valjult kuhugi ei kommenteeri ega ei laigi. Noh, ma lihtsalt ausalt, ma ei veeda üldse sotsmeedias aega, kuigi ma olen nii aktiivne seal, aga ma ise ei tarbi põhimõtteliselt absoluutselt mitte midagi. Ühesõnaga, aga sina, kui sa tarbid, siis ole hea, jaga seda episoodi ka kellegagi. Oleksin sulle väga tänulik. Aga läheme küsimuste juurde. Neid on päris palju tegelikult ja ma alustan sükestest nagu lihtsamatest. Ma muidugi lasin ChatGPT-l teha neid nagu natuke sorteerida, et siis mul oleks lihtsam ja sul oleks ka nagu selles mõttes lihtsam natuke teemad järgida. Et alustame sellistest teemadest, mis on võib-olla nagu toitumise ja trenniga seotud ja siis lähme nende teemade juurde, mis puudutab mind kui eraisikut ja rohkem nagu minu asju. Aga esimene küsimus toitumise kohta siis on väga äge küsimus, mulle nagu täiega meeldib see küsimus. On see, et kas tähtsam on kaalunumber või pilt, mis peeglist vastu vaatab?
enda peegelpilt meeldib väga, aga kaalunumber võiks olla -3 kilo. Kes siin valetab, kaal või peegel? Tead, see on hästi põnev küsimus, sellepärast, et vaat siin see on siuke trikiga küsimus. Kui me räägime nüüd sellest, et keegi on ülekaalus ja ta ütleb, et ei, aga mulle meeldib see, mis mult peeglist vastu vaatab. Tore küll, aga ülekaalulisusel on väga suured nagu terviseriskid, on ju. Ehk siis nagu siis ma ütleks küll, et no tore, et sa meeldid endale, aga see terviserisk, mis sul sellega tekib, et sa oled ülekaalus, et see nagu võiks siis ikka seda nagu kaalu langetada, on ju. Ja see, kas oled ülekaalus või mitte, arvuta oma BMI, eesti keeles KMI, kehamassi indeks, on ju, arvuta see välja, sealt sa näed väga ilusti, kas sa oled ülekaalus või mitte. Jah, seal on erinevad teooriad, aga keskmisel inimesel see KMI tegelikult töötab väga hästi. Nii et kui see näitab, et sa oled ülekaalus, siis ma ütleks, okei, proovi ikkagi seda kaalu langetada, aga nagu muidu, no ütleme nii, väga paljudel naistel tegelikult jumala poogen sellest kaalunumbrist, nagu reaalselt nagu ma ütlen ka nagu ma meeldisin endale tohutult 10 kilo raskemana ja ma meeldin endale väga praegu, ma endale praegu võib-olla nii väga isegi ei meeldi, sest ma tunnen, et juba on nagu veits liiga kuiv, nagu tava inimese mõistes, on ju, aga nagu nii savi sellest kaalunumbrist, kui sa vaatad ennast peeglisse, vaatad, oh my god, kes on see seksikas naine nagu, et siis nagu milleks nagu rabeleda selleks, et veel mingi 3 kilo nagu kaalu langetada. Ma ei näe sellel absoluutselt pointi. Vot, siis on järgmine punkt, kui 6 päeva söön 1750 kalorit ja 1 päev nagu cheat day, kas ma nullin tulemuse, kui eesmärk on vaikselt kaalu alandada lihaste väljatootmise eesmärgil? See on nagu absoluutselt ei oska vastata sellele küsimusele, sellepärast, et nagu ma ei tea, mis on su pikkus, ma ei tea, mis on su kaal, on ju, et kas see nagu, ma ei tea, milline su cheat day välja näeb, no sest inimesed saavad sellest cheat day'st nagu nii erinevalt aru, et üks ongi cheat day, davai, lähme Mäkki, sööme, ma ei tea, mingi 500 purksi, on ju, teisel on cheat day see, et ma ei tea, luban endale ühe koogikese ja see on mu cheat day, on ju. Et siin nagu väga nagu sõltub, et see nii-öelda cheat day loogika ja dieeditamine selles mõttes nagu jällegi ei ole õiget ega valet, on ju. Lõppude lõpuks on oluline see, et su nädala lõikes kaloraaž on väiksem kui see, mida sa tarbid, kui su eesmärk on kaalu langetamine, on ju. Ja mina jällegi alati soovin, kui me räägime nagu elustiili nagu nii-öelda dieedist, on ju, või selles mõttes, et sa ei ole võistleja või vahet ei ole, kas siis fitnessis või ka teistel erialad, nii-öelda spordialadel on vaja vahepeal kaalu langetada, on ju. Kui me räägime siukestest asjadest, siis nagu pigem väga palju väiksem defitsiit, siis sa ei panegi tähele seda. Jah, see nii-öelda dieeditamine on natuke pikem, on ju, aga see-eest on tervislikum, sa ei aja nagu enda kogu keha sassi, on ju, nii hormonaalselt, metaboolselt kui ka nagu sul on jõudu, on ju, et asju teha, kui see, et sul on mingi -500 kalorit, et sa lihtsalt nälgid iga päev ja mõtled, et miks üldse neid asju teed ja siis tuled dieedist välja ja hakkad täiega sööma jälle ja kõik tuleb tagasi, on ju. Ehk siis selles mõttes väga keeruline on sellele küsimusele vastata, sest seal on nii palju nüansse nagu, mis mängivad nagu rolli. Ja siin ongi nagu see, et põhimõtteliselt, kui sa näed, et kaal langeb, siis sa teed kõik õigesti. Ja kui kaal ei lange ka liiga palju ja liiga vähe. Ma tean, et see on väga nagu väga hea vastus, kindlasti see, mis sa siit ootasid. Nii, siin on siis üks võistluse küsimus, mida mul ChatGPT pani siia vahele, aga selle me vastame hiljem. See on ka võistluse küsimus. Halleluulia. Siis järgmine, ma pean neid panema siia allapoole, et ma ära ei unustaks neid. Aga järgmine on siis see, et soovin toidu logimise süsteemi, et saaksin oma kaloreid ja valgud ausalt kirja. Soovita. Okei. Mis on kõige lihtsam toidu logimise süsteem?
kuula mu podcasti episoodi, kus ma räägin kalori träkkimisest. Noh, tegelikult see, kui sa tahad päriselt numbrite järgi näha, kuidas, mis toimub, siis sa pead träkkima. Sa ei pea elu lõpuni träkkima. Ma ei arva, et seda peaks tegema nagu mõnele see annab selle mingi kindlustunde. Mina juba väga ootan seda, kus ma arvan, et tegelikult kuna ma ikka tahan veel võistlema minna, et ma olen juba ära otsustanud, et see kindlasti ei olnud mul esimene ega viimane hooaeg. Et siis mina kindlasti jätkan mingi hetk träkkimist, aga ma kindlasti annan endale ka selle aja, kus ma nagu käingi nagu kuskil mehega restoranis sõbrannaga kuskil kohvikus söön kooki nagu oi, te ei kujuta ette, kuidas ma juba ootan neid asju nagu, et lihtsalt seda nagu vabaduse tunnet tegelikult ootan väga. Ehk siis toidu lugemise süsteem, kuula mu eelviimast podcasti episoodi, kus kalori trekkimisest räägin, sest see on põhimõtteliselt kõige lihtsam viis, kuidas seda teha. Kaalud oma toitu, paned kirja ja that's it, on ju. Siis väga hea küsimus, mis ka natuke nende võistlustega ja prepiga ilmselt on seotud siin, on see, et kas fitnessi tegijad ei karda lõpetada anoreksiaga. Et ei arva, et põhjustaks, vaid aga kas teil hirmu pole? Mul anoreksia osas ei ole absoluutselt hirmu, sellepärast, sest ma ütlen ausalt, ma täiega kaifin enda keha praegu selles mõttes, et ma vaatan seda kui kunstiteost. Kui meil siin mõni muusik või kunstnik on, kindlasti saate aru sellest, aga ma vaatan seda reaalselt kui nagu, ma ei vaata seda selles mõttes praegu kui enda keha mingil määral. Et sellepärast näiteks mul on jumala poogen sellest ka, et ma lähen bikiinides, lähen džimmi, kus mul on mingid pubekad ja vanurid ja ma ei tea, kes kõik veel, kes kõik lihtsalt vahivad, kui ma seal poseerimas käin, aga ma ei vaata seda, et ma ei vaata seda selliselt, et ma olen praegu pool paljas seal. Kui keegi küsib, et millega ma tegelen, siis ma nagu, ja ma lähen pool paljalt varsti pruunilt nagu lavale. Lihtsalt naljaga ütlen, sest siis kõik saavad aru, mis ma nagu teen, aga muidu ma ei vaata seda kui, ma ei vaata seda nagu seksuaalselt, absoluutselt mitte, vaid ma näengi, et see on minu jaoks nagu kunstiteos, et ma lihtsalt mängin nende erinevate justkui värvidega, ehk siis selle toitumisega, selle trenniga, nii teen seda, justkui viskan seda värvi sisse, mis siis hakkab saama, viskame seda värvi sisse, mis siis juhtub, kuidas siis see pilt nagu areneb, ehk siis ma nagu, see on nagu see osa, mida ma nagu tohutult kaifin. Ja kõige suurem hirm mul ei ole anoreksiaga, mina kardan kõige rohkem binge eating ud, sest mul oli kevadel see ja ma nii kardan seda, et kui mul on võistlused läbi, et siis ma nagu davai, vabadus, hakkan täiega sööma. Aga kuna ma olen teadlik sellest, et mul nii-öelda on see oht, siis ma olen juba nagu neid what if'e nagu läbi käinud, ja ma arvan, et sellel ajal ka, kuna ma nüüd vahetasin treenerit ka, eks ju, ja tema annab mulle ka peale võistlusi täpselt ette, kui palju ma mida pean sööma, siis ma lihtsalt järgingi seda ja nagu that's it. Ja ma tean, et kui mulle antakse ette ja mina pean lihtsalt nagu ära tegema, siis see on, vaata, sa võtad retsepti ette ja sa paned lihtsalt asjad sisse, et sa ei mõtlegi. Ma ei mõtle praegu absoluutselt enda kaloraaži peale, ma ei pea nagu ise kokku nuputama, et mida, kui palju nagu peaks sööma, vaid lihtsalt ongi see, et mulle antakse ette, mina lihtsalt teen ära, et väga lihtne. Aga ma tean, et ikkagi selles mõttes, et kas siis tegelikult paljud on kuskil mingi toitumishäiretega nagu tulnud fitnessi maailma, bodybuilding usse, mis tegelikult ei ole nagu väga hea, sest kui sul on juba nagu mingi siuke nagu mure nii-öelda ja siis veel nagu rangelt jälgid oma dieeti, siis see ei või alati positiivselt nii-öelda mõjuda, aga jällegi on palju neid, kes ongi tänu sellele nagu mingil määral välja tulnud, sest nad ongi hakanud toitu nagu teistmoodi nägema. Aga kindlasti on ka neid identiteedi nagu kriise ja nüüd ma pean küll ausalt ära rääkima, et eks ikka ma olen päris kindel, et kui ma olen oma lavavormis, ma olen ju väga-väga peenike, siis ma olen praegu juba väga-väga väike, nagu selles mõttes peenike ja rasvaprotsent on madal.
muidugi, kui ma hakkan kaalu juurde võtma, ma olen 100% kindel, et mul hakkab tekkima see tunne, et issand, ma olen paks. Sest kui ma hiljuti panin ühe reelsi kokku ja võtsin mingi vana video, lihtsalt seal oli paremini näha, see oli tehtud 2-3 kuud tagasi. Ma vaatasin seda video ja ma olen nagu, et issand, kui paksud jalad mul seal olid, issand, kui paks tagumik mul seal oli. Ja siis ma olen nagu, Laura, nagu, see on väga vale mõtlemine, nagu see on normaalne sul praegu, see, et sul lihased praegu nii väljas on, see ei ole normaalne, see ei ole tervislik, sul hormonaalselt ei toimu mitte midagi. Nii et selles mõttes ma panin kohe selle mõtte tähele ja ma nagu stopp, ei, me ei mõtle isegi niimoodi. Aga ilmselgelt ikka need mõtted tulevad, et see on ju alati see, et kui su keha muutub, sa ju harjud alles selle muutusega ära, kuni see siis muutub normaalseks. Ilmselt sellepärast mul praegu ka ei meeldi mu keha nii väga, sellepärast, sest ma vaatan, et see ei ole nagu päris mina, see ei ole see, millega ma olen harjunud ja kõik uued asjad inimestele üldiselt ei meeldi, on ju. Nii et selles mõttes kindlasti on neid inimesi mingil määral, ma olen teadlik, et see juhtub, aga siuke see elu on, ega see sport ei olegi tervislik, ärge hakake sellega tegelema, tegelege, et õpite nii palju enda iseenda kohta, see nagu protsess kui selline, see on nagu nii võimas lihtsalt olnud, ma olen lihtsalt nagu vau, see on nii lahe lihtsalt. Ühesõnaga, liigume edasi trenni kohta. Vaat nüüd me võime nüüd küsimusi küsida, see on, mis lähevad kokku. Et jagasid kunagi, et sööd 1600 kalorit prepil, kas nüüd dieedi lõpus veel vähem? Ma alustasin dieeti 1. oktoobril, siis mul vist oli isegi 1700, mingi hetk oli siis 1600 ja praegu mul on 3 refeed päeva, ma teen seda pühapäeval, oma 3. refeed päeval mul on 1800 kalorit, nagu te ei kujuta ette, kui äge tunne see on, et kui sa tunned, et sul on energiat ja sa saad süüa ja nagu, ma olen nii täis energiat need viimased 3 päeva olnud, see on täiesti ulme lihtsalt, mida toit suudab kõike teha. Aga muidu mul on umbes 1380 kalorit umbes, et puhkepäeval natuke vähem, 20-30 kalorit ja mitte trennipäevadel, siis ongi 1380 umbes midagi siukest, ega ma täpselt ei tea, ma ei vaata isegi nagu, ma näen küll neid asju, aga ma väga ei vaata, sest nagu mind ei huvita väga see, mis mu kaloraaž on. Aga jällegi, kes iganes sa siin seda praegu kuuled, see on võistlusdieet. See tähendab seda, see ei ole tervislik. Minu kaloraaž ei ole praegu tervislik. Mu keha nagu, palun ära võtta mind eeskujuks, nagu, kui sa tahad kaalu langetada, ära tee niimoodi. Sest see nagu, sa tahad normaalset elu elada. Ja see nädal, mis mul praegu oli, kus kus ma sõingi, selleks ajaks siis juba, ma ei tea, palju meil siin kaua ma uue treeneriga olen olnud, kuu natuke peale ja me tõstsime seda kardiot ka ja see energiatase, mis mul on olnud, see on lihtsalt nii rets olnud. See on nagu nii naljakas, et sul pea töötab, ma mõistan kõike, ma saan kõigega hakkama, aga lihtsalt füüsiliselt sa oled lihtsalt nii läbi omadega ja see ei ole tervislik. Nii et see kaloraaž, mis mul praegu on, ma küll ütlesin selle välja, sest ma tean, et see on alati nii põnev, aga ära tee niimoodi, sest sa rikud lihtsalt enda keha ära. Mina praegu teadlikult teen oma keha katki. Saa sellest aru, see sport, see ei ole tervislik, see ei ole see, et ma tahan nüüd kaalu langetada. Mul on jumala poogen sellest kaalunumbrist tegelikult. Mul on nagu nii savi sellest. Me vaatame vormi, see peab olema nagu oluline. Ja lihtsalt paratamatult selleks peab see rasvaprotsent madal olema, aga me ei räägi siin, see on võistlusdieet. Saa sellest aru.
see ei ole tervislik. Ma räägin kõik need tagajärjed, mis sellest on ja see, et sa lihtsalt nagu tead, kui te näeksite praegu minu elu, mida mina praegu elan, ma arvan, mitte, kõlab naljakalt, aga ma arvan, väga keegi ei tahaks sellist elu elada, sest mul ongi see, et ma jõuan koju, ma teen oma viimase toidu korda, ma lähen otse magama. Ma olen välja maganud siis, kui ma magan reaalselt nagu mingi 8-9 tundi ja ma pean praegu endal selle aja võtma, mis tähendab seda, et sõbrannadega väga nagu kokku ei saa, kui saan, siis ma olen nagu sorry, kell 7 hiljemalt ma pean nagu koju minema, sest mul on vaja magama minna, mul ongi nagu kogu fookus praegu sellel, et ma teen trenni, ma teen oma kardiot, ma teen oma poseerimist ja ma söön. Ja siis mu äri ehk siis kliendid, nendel on nagu ka suur prioriteet, ülikool ka natuke, aga selles mõttes mul ongi praegu hommikuti online kliendid, päeval ma teen oma trenni ja ülikooli, õhtul on kohapeal kliendid ja that's it. See on mu elu mega igav, mega rutiinne, sest mul lihtsalt ei ole energiat mitte millegi muu jaoks. Ja nagu mul ongi, praegu ma töötangi laupäeva, pühapäeva ka enamasti, sest ma lihtsalt nagu teengi hästi rahulikult, hästi aeglased asju. Te ei kujuta ette, kuidas ma eelmisel nädalal nagu vahetasin enda riideid garderoobis. Seda ma vist ei ole mitte kunagi elus nii aeglaselt oma riideid vahetanud, sest ma lihtsalt füüsiliselt ei jaksanud kiiremini ennast liigutada. Ehk siis nagu ma tahan lihtsalt, et sa saaksid aru sellest, et see 1400 kalorit, mis mul praegu on, see nagu sa teed ennast katki, kui sa on nüüd sellepärast, et Laura on nüüd võistlusdieedil ja Laura sööb nii vähe ja issand, kui äge vorm tal on, et ma nüüd hakkan ka nii vähe sööma. Ei, ära tee seda, sul tissid kaovad kohe ära, päevad on nii juba läinud nagu su metaboolselt, nagu sa teed enda keha niimoodi katki ja sa ei saa normaalselt elada. Ja mina olen nõus praegu, sest ma olen väga teadlik sellest ja mina teengi praegu seda väga teadlikult, sest ma isegi ei tea. Vahel on tore enda keha rikkuda. Ei, tegelikult ei ole. Aga lihtsalt nagu, see lihtsalt käib selle spordi juurde ja mulle lihtsalt nii väga meeldib see sport, aga jällegi see on nagu natuke teine tase kui nagu tavainimesel. Tavainimesena sa ei pea enda keha niimoodi rikkuda selleks, et saavutada neid nagu välimuse eesmärke. Vot, nii ja see järgmine küsimus, sorry, kui sa tunned ennast praegu puudutatuna sellest, aga ma lihtsalt pidin selle nagu ära ütlema, sest kui ma ütlen oma kaloraaži, ma lihtsalt ei taha, et sina ka teeksid niimoodi, sest kui sa ei ole võistleja, nagu ära lihtsalt tee. Teeme sellise kokkuleppe, luba mulle, et sa ei tee sellist asja, sellepärast, et nagu it's not worth it. Ma ütlen sulle seda. Välja arvatud siis, kui sa tahad võistelda, siis on täiesti teine teema. Siis me räägime täiesti teisest asjast. Aga teine küsimus siin otsa ka, et kui vähe sa tegelikult sööd selles faasis, kus sa pead lihased nähtavaks saama. Siin ongi tegelikult see, et okei, kaloraaž on väike, aga kui me vaatame seda kogust, kuna need on väga targalt volüümselt valitud toidud, ala ongi kartul, juurviljad ja kana, et siis tegelikult toidu koguse mõttes, ma söön 5 korda päevas. Reaalselt nagu mul sõbranna just laupäeval käisime koos trennis, ütles, et sa söödki ainult kogu aeg, siis ma nagu suht tepp, et kui ma nagu toidu teen valmis, söön ära, siis ma juba mõtlen, et okei, et tunni aja pärast pean juba vaikselt järgmist toitu hakkama ette valmistama. Ja mul käibki elu praegu toidu ja trenni ümber ja nii lihtsalt ongi, et selles mõttes koguse mõttes ma tegelikult söön päris hästi, aga lihtsalt kaloraaži mõttes energiat ma ikkagi sealt piisavalt ei saa. Vot, nii, nüüd tuleme trenni kohta. Küsimus on see, et kuidas mul jalalihased nii arenenud on, et kas geneetika või oled lapsena mingit iluvõimlemist või muud sellist teinud? Tead, ma arvan, et mingil määral see on geneetika, sest mu empsil on ka pigem nagu suur tagumik ja tugevad jalad kui nagu väiksed jalad ja väike tagumik, ütleme nii. Et ma arvan kindlasti seal on mingi geneetika, et minu peres on
Vaata on, noh, vanaduses ka on vaata kahte liiki, need, kes on pigem nagu suuremad, on ju, ja need, kes on hästi nagu peenikesed, on ju. Mul neid peenikesi väga ei ole, mul on pigem kõik nagu siukse, noh, suuremad, on ju. Et ma arvan, et kindlasti geneetika mängib siin ka rolli. Iluvõimlemisega ma tegelenud ei ole, ma olen Saksamaal tegelesin sellise, noh, mis on sarnane iluvõimlemisega. Seda on aga Saksamaal põhimõtteliselt seda spordiala, sest see ongi Saksamaal sündinud ja Eestis ei olegi. Ma uurisin seda siis, kui ma Eestisse kolisin, siis ei olnud Eestisse ei saagi seda sporti teha ja see oli mu nagu esimene spordi südame murdmine, et kui ma seda sporti enam teha ei saanud. Aga ta on sarnane iluvõimlemisele, mitte lihtsalt nagu nii ekstreemne nagu iluvõimlemine, sest iluvõimlemine on väga ekstreemne. Nimi on siis Röönraad. Ma ei viitsi teile ma ei viitsi editida seda. Googledaga lihtsalt, ma võin teile nagu descriptionisse panna, kuidas seda kirjutatakse, siis näete, millega ma tegelesin ja seal tegelesin ka suhteliselt pikalt ikkagi, et mingi 5 aastat äkki midagi siukest ikka ja ma nii armastasin seda sporti, nagu see oli lihtsalt nagu, see oli mu armastus. Aga jah, Eestis seda kahjuks teha ei saa. Aga miks mul jalalihased veel on arenenud, on see, et ma olen ka jooksja olnud. Jooksjatel ikka on jalalihaseid vaja, eks ju. Et alates 9. klassist, nii kui ma Eestisse kolisin, hakkasin siis jooksmisega tegelema. Olin 800 meetri jooksja, kõige vastikum ala üldse, sest see on täpselt see, et mis ei ole sprint, aga mis ei ole ka pikamaa jooks. Ehk siis mul oligi 800 meetrit, olen ka käinud Eesti meistrivõistlustel, sain isegi 4. koha ja 5 osalejat oli. Aga ma sain 4. koha, keegi ei pea teadma, et ainult 5 tükki oli. Ühesõnaga, ja teine asi ongi lihtsalt see, et kuna ma olen suhteliselt lühike, et siis selles kategoorias ka, kus ma võistlen wellness, on ju, et seal tegelikult sul on väga suur eelis, või sul on pigem eelis, kui sa oled lühike, sellepärast, sest lühematel inimestel on lihased lihtsalt kompaktsemad. Et selleks, et need nagu nii-öelda tunduksid siuksed suuremad, ma pean väga palju vähem vaeva nägema kui näiteks hästi pikk naisterahvas, sest sul on siis pikemad lihased ja seal seda volüümi nii-öelda seda paksust juurde saada võtab lihtsalt rohkem aega kui lühikestel tüdrukutel. Ehk siis, ja siis ma olen lihtsalt väga palju jalatrenni teinud, et praegu ka Katjaga ka ju 1,5 aastat treenisime, siis mul oli 3 jalapäeva nädalas. Ja sealt on ikka tugev areng tulnud. Nii, järgmine küsimus. Mitu sammu sa päevas teed ja palju kardiot nädalas? Ja 4 trenni nädalas küsimärk. Mul on kogu aeg olnud 5 trenni nädalas ja nii vana treeneriga kui ka uue treeneriga 3 alakehapäeva, 2 ülakehapäeva. Rinda ma ei ole treeninud juba põhimõtteliselt 2 aastat, ma arvan, aga kõiki teisi nii-öelda liha osasid, ehk siis selg, õlad, tuhar, nelipealihas, hamstringi lihas, kõik on muidu nagu sees olnud, välja arvatud siis rinnalihased. Siis samme ma teen umbes keskmiselt 13 000. Jah, 13 000. Ja ma isegi nagu väga ei pinguta selleks, nagu mul lihtsalt, kuna ma elan kesklinnas, mul autot ei ole, ma ei viitsi nagu sorry, iga inimene, kes elab kesklinnas ja tal on auto, nagu miks sul üldse auto on. Et üldse Tallinnas, ma arvan, tegelikult väga autot ei ole vaja. Sellist mõttetu kulu minu arust, minu silmis, aga who am I, on ju. Aga mul lihtsalt nagu päriselt ka, et mul tuleb ülikergelt see 13 000 sammu täis, et see on mu igapäevane tavaline jalutamine lihtsalt, et hommikul väike tiir koeraga, siis ma jalutan bussipeatusesse, lähen trenni, tulen trennist tagasi, vahepeal lähen ülikooli, sinna ka jalutan, on ju, sest mul ei ole vahet, kas ma lähen ühistranspordiga 20 minutit või jalutan 20 minutit ja kuna ma võtan enamasti koera kaasa, siis ongi nagu tema jalutuskäik põhimõtteliselt. Et kui ma teen mingi eraldi, nagu lähen jalutama nagu a la mingi spets koeraga kuhugi või sõbrannaga lähme jalutama, siis mul enamasti tuleb isegi 16 000 – 17 000 sammu lihtsalt nagu naksti täis. Et
et jah, ehk siis nagu jah, neid samme nagu ma isegi väga ei push'i, et noh, näiteks eile ka mul tuli ainult 10 000 sammu, onju, aga see-eest mõni päev tuleb 15 000 sammu, onju. Ja selles mõttes nagu see, kui mul tuleb üks päev 10 000 sammu, jumala savi nagu, see ei mõjuta seda suurt pilti. Siis kardiod. Teate, ma tahtsin selle kardio koha pealt rääkida teile ühte lugu, sest nagu kõik nii hullud nagu tahavad praegu kardio. Ma olen nagu, saate aru, ma ei ole nagu reaalselt. Ma hakkasin 2-3 nädalat tagasi kardiot tegema. Nagu noh, niimoodi päriselt, et ma nüüd olen seal jõusaalis ja teen oma kuradimaa treppe või sõidan ratast. Ma ei ole terve see aeg mitte kunagi nagu kardiot teinud. Jah, suvel, sest ilmad olid ilusad, ma käisin jooksmas, aga see oli nagu for fun, onju. See oli sellepärast, sest meil oli nagu, tegime Nõmme sõrgi, nii et kes Nõmmel veel, ma tean, et nad endiselt sõrgivad. Mina lihtsalt ei käi enam seal, sest ma elan nüüd kesklinnas. Aga ühesõnaga nagu sa ei pea kardiot tegema, kui sa ei taha kardiot teha. Ma tahtsin seda lihtsalt ära öelda, sellepärast, sest nagu kõik arvavad, et jaa, hullult peab kardiot tegema selleks, et kaalu langetada. Jah, muidugi see toetab, onju, aga nagu see ei ole see, et sa pead seda tegema ja kui sa seda ei tee, siis umbes ei toimu, onju. Kui sa teed kardiot sellepärast, et nagu enda keha nagu tervislikuna hoida, sellepärast, et kõik see vere teema ja südame teema ja kõik see, et see toimuks siis nagu go for it, aga tegelikult nagu noh, kui sa käid jalutamas ka ja sul aktiivsus on nagu, seda ei ole nagu nii väga vaja, noh, natuke ikka, ma ei tea, kord nädalas tee mingi väike natuke siuke, et süda peab vahepeal natuke pumpama, onju, aga nagu muidu jah. Aga alustasime siis 4 korda 25 minutit oli mingi 2 nädalat, siis me tõstsime, oli 5 korda 35 minutit. Nüüd ma sel nädalal enda refit päevadel sain puhkust, et ma tegin ainult 2 korda 35 minutit. Aga nüüd uuest nädalast on jälle, ehk siis jällegi ma salvestan selle pühapäeval 8. veebruaril, ehk siis nüüd uuel nädalal hakkab jälle olema 5 korda 35 minutit. Ja aga teate, tegelikult on see nagu chill, et ma hakkasin tantsima kardio ajal, sest nagu ma kuulan lihtsalt oma muusikat ja ma olen mingi pidu seal, ma ei taha isegi teada, kuidas ma nagu välja näen, siis kui ma teen seal seda kardiot Spartas mingi, ma arvan, kõik mingi vaatavad, mõtlevad, kurat, mis sel naisel viga on, nagu ma lihtsalt reaalselt nagu ma mingi täiega nagu tantsin seal ja teen nagu oma asja, editin vahepeal reels'e asja, et nagu, et jah, et ühesõnaga naudin oma elu lihtsalt seal. Vot. Siis järgmine küsimus, et millised ala- ja ülakõhulihaste harjutused on parimad? Milliseid sina teed, kui teed üldse? Mul Katjaga olid kõhulihaharjutused 2 korda nädalas, 3 seeriat. Ehk siis kokku 6 seeriat nädalas. Aga see minu arust ei olnud ka kogu aeg. Mingi hetk tuli. Aga nagu ütleme nii, ma ei vaata, paljud tahavad kõhulihaseid treenida sellepärast, sest nad arvavad, et siis tuleb six-pack. Kui sa teed seda sellel eesmärgil või kui sa küsid seda sellel eesmärgil, siis ära isegi hakka. Kui sa tahad selle eesmärgiga, et näiteks seda rühti paremini hoida, et stabiliseerida nii nii-öelda selga ja nii-öelda eesosa, siis jah, ta nagu mõjub hästi, onju. Aga mina praegu ei tee absoluutselt kõhulihaseid. Ma teengi hommikul oma vaakumhingamist, kus ma tunnen, mis nagu aktiveerib just nüüd süvalihaseid rohkem. Et see on see, mis ma teen, aga muidu see ongi lihtsalt rasvaprotsendi nagu madalamaks toomine, kus sul tulevad lihtsalt äpsid välja. Ja teate, mul on tunne, et minul lihtsalt on nende kõhulihastega suhteliselt hea geneetika, sest mul uus treener nüüd ütles ka, et kuule, kurat, su kõhulihased ikka nagu, ma ei tea, nagu need on ikka nagu täiesti ulme. Ma nagu, et on või? Okei. Et mulle tundub, et mul lihtsalt selles osas ongi nagu suhteliselt hea geneetika. Aga muidu head ala ja ma isegi, siin on see, et ei ole vaja ala- ja ülakõhulihaseid eraldi treenida.
ära isegi hakka. Mis on oluline kõhulihaste treenimisel on see, et sul tekiks päriselt nagu pikk venitus ja päriselt surud nagu korralikult kokku. Need, kes ainult kuulavad, need ei näinud mu toredad liigutust. Ehk siis me tahame, et kõhulihased oleksid maksimaalselt venitatud ja maksimaalselt kontraktsioonis. Ehk siis näiteks, kui sa teed neid sit-up'e, seal sul tegelikult väga venitust ei teki, sellepärast, sest sa oled nagu horisontaalis, ja sul tekib küll väga hea kontraktsioon, aga sul ei teki see venitus, sest lihtsalt maa tuleb vastu, põrand tuleb vastu, sa ei saa rohkem minna nagu sinna niimoodi, et sa päriselt tunned, et sul kõhulihased venitavad. Ehk siis, mis on head harjutused? Ongi näiteks cable crunches, seal sul tekib väga hea venitus. Täna panen Reelsi sellest üles, nii et kui sa nüüd paar päeva siin hiljem panen selle podcasti üles, et vaata mu Insta profiilist, et seal on see cable crunches selgitusvideo, kuidas seda õigesti teha. See on väga hea harjutus, sellepärast siis seal tekibki see maksimaalne venitus ja maksimaalne kontraktsioon ja siis on istudes mulle väga meeldib kõhulihaseid teha, sest seal tavaliselt samamoodi nendel istmetel on see kumar seljatugi, et sa saadki minna päriselt nagu korralikku venitusse. Et see on nagu oluline. Vot. Siis tuleme võistluste poole pealt. Küsimus on see, et kuidas sa saad 2 liigas korraga võistelda. Kes siis veel ei tea, et bodybuildingus on siis mitu liigad, mitu nagu ühingut põhimõtteliselt, et peamine, mis Eestis on siis IFBB ja see on see nagu kõige klassikalisem, seal steroide ei tehta, seal testitakse väga palju, eriti Eestis ma olen aru saanud, et suht palju nagu testitakse, välismaal nagu vähem. Ja siis on näiteks NPC, mis on siis seal tehakse steroide ja seal see on nagu selles mõttes ka lubatud. Aga ka seal on võistlusi, mis on nagu puhtad, mis on nagu ametlikult puhtad. NPC-ga on lihtsalt see, et kui sa tahad minna olümpiale, mis on justkui iga nagu kulturisti nagu unistus, et ma tahan olümpiale saada, see on see USA-s see suur vaata, mis see, kes see nüüd... see meesterahvas, kes on hästi kuulus, mitte see Arnold Schwarzenegger, tema on eelmisest generatsioonist, sellest generatsioonist see meesterahvas, kelle nimi mulle ei tule meelde, kes on ka mitu aastat järjest võitnud seda, et näiteks tema on seal nagu olümpial käinud ja selleks sa peadki nendel NPC võistlustel osalema selleks, et sa saaksid olümpiapääsed. Nii, aga tulles küsimuse juurde, et kuidas sa saad 2 liigas korraga võistelda? Vot, Eestis on see põnev, sest Eestis ma ei tea veel, kas päriselt lubatakse niimoodi teha. Saksamaal, jumala poogen kõigil nagu selles mõttes võistle. As long nagu nii kaua, kui sa reeglites kinni pead, näiteks et ongi see, et IFBB-s sa ei tee steroide. Kui sa seda ei tee, go for it, Kui sa NPC-s oled puhtalt, siis ei ole seal nagu mitte mingi probleem. Nendel liigadel on erinevad bikiinid, erinevad kingad, erinev poseerimine, aga kui sa teed kõike nii nagu peab, siis seal ei ole mitte mingit probleemi. Eestis lihtsalt on kulturismiliidul väga see NPC ei meeldi, mis tähendab seda, et nagu see võib olla probleemne, aga mina olen selle otsuse vastu võtnud, et juhul see viimane võistlus, mis mul olekski NPC võistlus, mis oleks Rootsis, et kui ma tunnen, et ma tahan seal osaleda, ma ei lase ennast sellest takistada, et mingi tüüp Eestis ütleb, et NPC on nõme ja et ma nüüd teen steroide ja mind ei lubata enam IFBB-sse, siis ma ütlen neile, et korra mõtlesin, kas ma võin seda siin öelda, aga ma põhimõtteliselt ütlen neile, et minge perse, ma siis lähengi sinna ja tehke, mis tahate. Sest ma arvan seda, et nad ise jäävad siis heast sportlasest ilma ja selles mõttes, et mina ei lase ennast kunagi, keegi ei tule mulle ütlema, mida ma peaks või tohiks teha. Nagu ma teen seda, mida mina tahan ja nii kaua, kui ma nagu reeglites kinni pean, siis mina ei näe sellest probleemi. Kui keegi teine näeb sellest probleemi, siis sorry, siis nii on. Võite ka teha dopingutesti nagu selles mõttes nagu et see mõte on, et kui ma lähen NPC-sse, et siis ma ilmselt lähen bikiinisse, sellepärast, et seal wellnessi jaoks, need wellnessi naised
no nendel on ikka nagu siuksed jalad, et nagu seal nad ikkagi nagu, nad teevad ikka steroide ja nagu seal ma lihtsalt nagu, seal ei ole põhimõtteliselt väga võimalust, et ma nagu üldse konkureeriks nendega, sest nende jalad on reaalselt nagu siuksed lihtsalt. Bikiinis mina puhtalt võrreldes bikiini, kes teeb nagu steroide, sellega ma saan nagu võrrelda ennast, et see on nagu fine. Ja pigem ma nagu näen seda lihtsalt nagu katsetamise mõttes, et lihtsalt vaadata, et kumb mulle nagu rohkem meeldib, et sest korralduslikult on nad ka hästi erinevad, on ju. Ja võistlused on erinevad ja inimesed on erinevad, et minu jaoks on lihtsalt see, et ma tahan lihtsalt näha, et mis seal maailmas toimub, mis siin maailmas toimub. Ma steroide ei tee, ma ei usu ka seda, et ma olümpiale tahan nagu selles mõttes, et mul ei ole nagu selline ambitsioon, sest ma tunnen, et siis ma peaksin päriselt põhimõtteliselt oma elu selleks pühenduma, aga mul on ikkagi nagu minu elu kõige suurem eesmärk on olla maailma parim ema ja see on mul endiselt olemas ja selleks on väga halb, kui ma teeks steroide, sest see nagu väga ei mõju nagu üldiselt sellele hästi ja nagu ma ei taha lihtsalt sellega riskida. Vot, aga tulles siis järgmise küsimuse juurde, mitu ja kuna su võistlused on? Esimene võistlus on mul algajate võistlus Pärnus. See on siis 3. aprill, laupäevane päev. Siis peale seda on, kas oli 17 või 18, täpselt 2 nädalat peale seda on Eesti karikavõistlused. Siis küsimärgi all on nädal peale seda. Ma just täna kirjutasin oma treenerile, et Riias on ka üks IFBB võistlus, kuhu ma põhimõtteliselt saaksin minna. See on meil küsimärgi all lihtsalt sellepärast, sest see on hästi tihedalt, et siis mul oleks Eestikad, Riia võistlus, maailmameistri või Euroopa meistrivõistlused. Et siis oleks nagu 3 nädalavahetust järjest võistlused ja küsimus on selles, et kas see on väärt seda, sest minu jaoks on kõige olulisem see, et ma Euroopakatel performin nagu 150%. See on nagu, Eestikat mind absoluutselt ei huvita nagu päriselt ka nagu absoluutselt ei huvita. Algajate võistlus ma lihtsalt lähen sellepärast, et saada see tunnetus kätte. Ja ma tahan, et mu treener näeks, et kuidas mul keha reageerib nagu kogu selle nagu protsessile lihtsalt, et me saame seda fine tuningut teha, siis katsetada uuesti Eestikatel ja siis selleks, et Euroopakatel oleks nagu see nagu maksimaalselt kõik välja toodud, mida me saame välja tuua. Sellepärast ma käin esimesel 2 võistlusel ja kui me tunneme, et mul energiat on ja mul just for fun nagu viitsin raha raisata, et Riiga minna, siis ma lähen. Aga see on siuke küsimärgi all. Ja siis on Euroopakat, mis on põhimõtteliselt 2.–3. mai. Et ja siis võib-olla nädal peale seda on Rootsis siis NPC võistlus, mis on siis 2. liiga võistlus. Et see on ka veel küsimärgi all. Ehk siis 3 võistlust on kindlad, 2 on siuksed küsimärgi all. Nii. Siis järgmine küsimus, mis kõiki toidulisandeid võtad ning mis kasu need toovad? Tead, mul on tunne, et selle kohta peaks tegema nagu eraldi episoodi, sest uue treeneriga me oleme nüüd need toidulisandid nagu juurde võtnud. Ma võtsin korra siin nimekirja ette, et mis ma kõike võtan. Hommikul ja õhtul võtan siis glutamiini. Glutamiin aitab siis seedimisele kaasa, et kuna mul vahepeal oli siin siuke bloating ja siuksed nagu gaasitamised, et siis lisasime sellega õhtusse. Siis ma võtan Psyllium husk powder, ma ei teagi, mis see eesti keeles on, saksa keeles oskan sulle öelda, aga eesti keeles ei oska, jällegi toetab seedimist. Siis ma võtan pre-workouti, mis on lihtsalt kofeiinilaks ja mis on odavam kui energiajook ja kuna ma olen siin viimasel ajal väga palju energiajooke joonud 1 päevas, siis ma lihtsalt otsustan, kui ma neid niikuinii joon, siis ma lihtsalt võtan odavama variandi ja ma saan oma kofeiinilaksu sealt ka kätte. Vot. Siis kreatiin, ma arvan, et see on siuke teada-tuntud toidulisand juba, et see aitab siis su glükogeenivarusid täita. Ma korra mõtlesin glukoosivarusid täita, ei, see on vale. Glükogeenivarusid täita, ehk siis aitab põhimõtteliselt annab sulle energiat, et ta annab su kehale ühte energiaosa, millest su keha toodab energiat, ATP-d.
Siis on, selle ma võtan trenni ajal, siis trenni ajal võtan ka clusterdextriini, ärge küsige, mis see eesti keeles on, ma arvan midagi siukest. Ja EAA-sid, see on siis clusterdextriin on põhimõtteliselt lihtsalt puhtalt süsivesikud, et trenni ajal on rohkem energiat. EAA-d on siis aminohapped ehk siis põhimõtteliselt valk, mis siis jällegi toetab valgusünteesi, mis siis toetab seda, et mul lihased kasvavad. Siis ma võtan ashwagandad enne magama minekut, magneesiumit, omega-3, ashwaganda siis jällegi rahustab maha, rahustab kesknärvisüsteemi, aitab magamisel nii-öelda. Siis magneesium, see on ka jällegi teada-tuntud, ma arvan, et magneesium on siuke asi, mida peaks igaüks võtma, et aitab siis ka kuulake mu ühte webinari, mis ma tegin selle kohta ühe külalisega, miks on magneesiumit vaja võtta. Jällegi lihtsalt keha ei tooda või sa ei saa seda piisavalt toidust ja sul on seda vaja selleks, et jällegi ta ka lihaste nagu taastumisel aitab juurde. Nii et see on oluline. Omega-3, põletikuvastane on ju, et kuna ma kala hetkel absoluutselt ei söö kusjuures, vahepeal olen söönud kala ka kana asemel, aga pigem vähe, et siis ta on mul vaja selleks, et mu omega ja rasvaprofiil oleks nii-öelda tervik, et siis ma võtan omega-3 juurde, et siis ei teki nagu põletikku. Siis vitamiin D3, K2, issand, see oli ma tean, et ma rääkisin sellest treeneriga, aga ma ei mäleta enam, mille jaoks see oli. Ma ütlen ausalt, mul on aju praegu tühi selle koha pealt. Ja siis võtan tsinki ja vitamiin C-d. Vitamiin C-d tsingiga koos põhimõtteliselt, et lihtsalt sellepärast, et praegu on talv ja jällegi ma ei taha haigeks jääda ja see on lihtsalt ennetav põhimõtteliselt. Vot, ja need on need toidulisandid, vist rohkem ei võta. Ehk siis mul on hea siuke, ma võin teile isegi näidata. Ma isegi ostsin endale siukse ägeda asja, kus ma panen siis iga pühapäev kõik oma ravimid asjad kirja ja siis mul on 3 purki, mis lihtsalt ei mahtunud ära ja siis seal mul on vaja mitu võtta. Nii et jah, vot, need on need toidulisandid. Siis küsiti, kui pikk ma olen 1,61, võib-olla ma olen vahepeal 1,60 muutunud, sest raskus on maha surunud. Siis vana ma olen 26, juunis on 27, väga hirmus minu arust, aga tegelikult on jumala äge, et ma nii nagu kaifin enda elu, et mul on jumala poogen sellest vanusest ja sellest nagu et ma ei tea, kas peaks nagu kaugemal olema või kas peaks, ma ei tea, nii paljud saavad praegu mingi lapsi ja ma ei tea, mida kõike veel, aga samas 20. alguses mul ka said tuttavad lapsi, nii et nagu jumala nagu savi sellest, aga peaasi, et ise olen nagu õnnelik. Nii, siis, mis taust mul selle Saksamaaga on? Mul üks jälgija kogu aeg ütleb, räägi sellest. Ma nagu, see on nii pikk lugu. Võtan lonksu teed ka nüüd selle peale. Kes siis ei tea, ma olen tegelikult pool sakslane. Ma olen sündinud ka Saksamaal, Hamburgi lähedal, väikses, sündinud ei ole väikses kohas, üles kasvanud väikses kohas. Elasin 14 aastat Saksamaal ja mul isa on sakslane, ema on eestlane, maailma kõige ägedamad vanemad mul. Kolisin siis 14-aastaselt, kolisime Eestisse. Põhimõtteliselt long story short on see, et paps sai tööpakkumise samasse ettevõttes Eestis, et ta saab nagu Eestisse minna ja kuna mul ema on eestlane ja temal oli ka siuke koduigatsus ja pereigatsus, sest tema oli ju ka 14 aastat siis Saksamaal elanud, et siis ja nad tahtsid mu vennale ka seda nagu välismaa kogemust, kuna mu vend oli siis just 11. klassi minemas, et siis nad tahtsid seda välismaa kogemust. Algselt pidi vist olema ainult aasta, aga siis kuidagi nagu, mu vanemad on siia jäänud, mina olen põhimõtteliselt enamasti siia jäänud. Mul vend läks peale 2 aastat, et lõpetas gümnaasiumi siin ära ja siis läks tagasi Saksamaale.
et tema elab seal, pool mu pere elab veel Saksamaal, mu kõige vanem parim sõbranna elab Saksamaal, kellega ma olen parim sõbranna olnud alates 6. klassist. Et tema elab Saksamaal ja jah, see on põhimõtteliselt see lugu selle Saksamaaga. Ja siis, kui ma Küprosel elasin, et ma ju peale või põhimõtteliselt viimasel baka-aastal läksin Küprosele elama, elasin seal 3,5 aastat. Et siis ma ka hästi palju, kuna seal on hästi palju nagu sakslasi, et siis ma olin hästi selles saksa kommuunis sees, sest mu eks oli ka sakslane. Siis siis mul on hästi palju nagu saksa sõbrannasid ka seal Küprosel või okei, mis tähendab palju. Mul ei ole palju sõbrannasid, 2 sõbrannat on seal Küprosel jäänud ja need on ka sakslased. Nii et selles mõttes ma olen hästi nagu selles sees ja ka nagu siin selles nagu fitness-pabelist rääkides ma Eestit nagu väga ei jälgi, sest minu arust Eestis nagu väga midagi ei toimugi. Et ma olen hästi selles Saksamaa võtan sealt ka hästi palju infot ja teadmisi ja kõike seda nagu sealt kaasa. Nii et see on see, ja siis ma käisin, lõpetasin Tallinna Saksa gümnaasiumi, sest see lihtsalt oli loogiline, kui tulin 9. klassis Eestisse, tegin 9. klassi Eestis ja gümnaasiumi ka onju. Muide, fun fact, ma tegin 9. klassi lõpus tegin eesti keele eksamit teise keelena ja ma tegin 12. klassi lõpus ka. Tänu selle ma olin saksakeelses osakonnas ehk siis mul pooled ained olid saksa keeles. Siis ma sain teha eesti keelt teise keelena, mis tegelikult ei ole lubatud, sellepärast, sest ma olin ju Eesti koolis ja kui sa oled gümnaasiumis 3 aastat käinud Eesti koolis, siis sa pead tegema nagu tavalist eesti keele eksamit. Mitte tol ajal, ma ei tea, kuidas praegu koolisüsteem on, aga tol ajal see, et kui sa olid venekeelses koolis, sa said teise keelena teha. Aga kuna mina olin nagu pooled ained olid saksa keeles, siis ma sain ikkagi teise keelena teha ja sain 9,6 punkti eesti keele eksamil teise keelena, aga seda peab alati juurde mainima. Aga ühesõnaga et käisin, mul on mõlemad lõputunnistused olemas, nii siis Saksa riigi oma kui ka siis Eesti riigi oma. Aga siis, kui ma lõpetasin keskkooli ära, ma võtsin vaba aasta, käisin Madagaskaril. See on ka hästi põnev lugu omaette, aga kuna seda ei küsitud, siis ma ei tea, küsigi järgmise korral või nii, et mis teema mul selle Madagaskariga on. Et olin seal 5 kuud vabatahtlik ja siis ma otsustasin, ma tahan Eestis ülikoolis õppida, kuigi ma kandideerisin ka UK-sse, aga siis ma tundsin, et see ei ole väärt seda, et see peab nii surnuks maksma ennast, et ma mõtlesin, et Eestis on ka tore. Ja käisin välissemestril Malaisias ja USA-s raamatuid müümas. Ja nüüd ma teen ka maka jälle Eestis, aga ega ma siin väga pikalt Eestis ei ole, et ikka lähen välissemestrile ja loodetavasti USA-sse praktikale. Nii et jah, vot. Siis on veel sellised põnevad küsimused, et mida ma väärtustan enim oma sõprussuhetes. Teate, need sõprussuhted on ka sellised huvitavad asjad. Mulle tohutult meeldib see küsimus, sest see on täiesti teistsugune küsimus kui see, mida varem on küsitud. Aga mida ma enim, ma üldse võib-olla enda lähedastest suhetest rääkides, et mind kiusati, kui ma olin Saksamaal koolis, sellepärast ma tegelikult väga fännan seda, et me koolisime Eestisse, sest mind kiusati koolis. Ja ma arvan, et sealt mul on tekkinud natuke ma olen veits ettevaatlik, aga samas ma mul on alati olnud või vanasti, ma arvan, enam ei ole, et ma tahan seda grupi kuuluvust, et ma tahan kuuluda kuhugi gruppi, sest tol ajal, kui mind koolis kiusati, siis ma ei kuulunud sinna gruppi, ja mind tõrgut, mis on nüüd, siin on see, et ma olen pool sakslane, ma ei oska eesti keelt, tõrjuti, see on see sõna, tõrjuti grupist välja, ja ma arvan, et sealt mul on alati olnud tahtmine kuuluda kuhugi. Ja kui ma Eestisse tulin ka, siis ma ei olnud nende ägedate inimeste grupis, et ma ei olnud üks nendest ägedatest inimestest. Ma olen alati tahtnud olla see äge inimene. Aga ma arvan, et mingi hetk ma sain aru, et
tegelikult nendel ägedatel ülikoolis, ma arvan, ma sain kõige rohkem sellest aru, nagu ma kind of olin seal nagu ägedate grupis, aga mul oli nii poogen sellest, siis ma nagu jällegi seal ülikoolis ma ka juba suht tegin nagu oma asja, noh, ma käisin raamatut müümas ja nagu ma tegin seda väga hästi ja nagu tulemused rääkisid enda eest, et ma ei pidanud nagu ise rääkima või midagi ütlema. Ja ma arvan, et nagu kogu selle aja jooksul, et ma ei ole mitte kunagi olnud seal nagu nii-öelda äge inimene justkui või noh, vaata selles mõttes enda arvates, et ma ei ole nagu kunagi seal see äge inimene olnud ja see nagu nii nagu enesekindel inimene. Et ma arvan, et tänu sellele ma olen õppinud ka seda, et tegelikult sul ei olegi vaja nagu palju inimesi enda ümber, sest noh, ütleme nii, et praegu see sõprusringkond, kes mul on, ma väga teadlikult olen valinud neid inimesi enda ellu, et nii kui ma nagu tunnen, et midagi nagu ei sobi, siis noh, ütleme nii, see sõprussuhe veits nagu haihtub lihtsalt ja ma lihtsalt nagu kui ma ise energiat ei saa ja ma tunnen, ma kogu aeg ise ainult annan energiat ja ma olen niisugune inimene, kes lihtsalt noh, loomult juba väga palju annangi ära endast. Aga kui ma tunnen mingi hetk, et ma enam midagi sealt nagu vastu ei saa ja ma kogu aeg ainult annan ja ise olen toeks, siis ma lihtsalt katin neid inimesi enda elust välja ja ma olen seda teinud ja nagu noh, ma ei tea, eks see ongi loomulik protsess, et kõik sõbrad vaata ei jäägi alati nagu eluks ajaks sulle, et mingi sõber ongi lihtsalt mingiks ajaks ja siis liiguvad teed nagu edasi, et see on ka okei. Et näiteks mulle keskkooli parim sõbranna nagu noh, praegu me selles mõttes nagu ei ole enam mingi teema, aga meil läksid teed nagu väga huvitavalt nagu lahku lihtsalt, et nagu haistaski lihtsalt ära ja nagu me nagu viimane kohtumine oli nagu mega imelik ja siis kuidagi nagu jäigi sihuke imelik tunne. Noh, paar aastat hiljem saime kokku ja rääkisime sellest ja saime aru, et tegelikult kõik on hästi, aga me ei ole nagu selles mõttes enam sõbrannad, et nagu me oleme tuttavad ja that's fine, aga noh, ta ei ole nagu sõbranna. Et need, kes mul on sõbrannad, no neid ma ikka nagu, ma olen nagu emalõvi. Oi. Kui keegi on minu sõbranna, siis nagu ja keegi nagu teeb midagi minu sõbrannaga, ma lähen kallale sellele inimesele. Ma reaalselt nagu enda inimesi ma ikka tohutult nagu hoian ja sellepärast ma nagu väga hoolikalt valingi neid enda inimesi, sest nagu kui sa väga hoiad enda inimesi, siis sul lihtsalt ei ole energiat, et nagu kõiki hoida. Et siis sa hoiadki nagu neid väheseid, kes sul on. Mul läks juba küsimus meelest. Ühesõnaga, et mida ma väärtustan enim oma sõprussuhetes ja vot jah, mis ma väärtustan kõige enam oma sõprussuhetes, ma arvan, et ongi see, et ma tegelikult põhimõtteliselt kõikide sõbrannadega, kes mul on, ma tean, et ma võin neile otse öelda, mida ma arvan ja nad ei solvu. Võib-olla korra solvuvad, aga siis on nagu fine. Ma olen ikka nagu selles mõttes, ma olen hästi nagu ausalt mingeid asju nagu öelnud, mingid kas või enda arvamusi, ka oma Küprose Saksa sõbrannadega. Ma olen oma Saksamaa parima sõbrannale ka nagu väga ausalt mingeid asju nagu öelnud, kuule jõu, et äkki nagu sa oled lihtsalt mitte päris nii, aga selles mõttes you get the point, et ma arvan, et see on siuke asi, et mis õpetab nagu seda, et ma ei pea iseennast nagu peitma, et ma ei pea nagu teesklema, et ma olen keegi teine või ma arvan, ma ei pea nagu seda people pleasing tegema. Ma olen nagu pigem siuke people pleaser, aga ma tunnen, et sõbrannadega ma võingi öelda, et kuule, ma ei viitsi praegu, nagu sorry. Ma ei viitsi sinuga rääkida, mul ei ole energiat ja nagu head aega, ja that's fine nagu selles mõttes, et see ei ole nagu probleem. Ja või siis ongi mingid siuksed asjad. Ma arvan, et see ausus ja nagu see läbipaistvus, et see on nagu hästi, hästi oluline. Ja
ja no mul on üldse maailma kõige ägedamad sõbrannad. Ma räägin kõik inimesed, kes mul ümberringi on, noh, need lähedased inimesed ongi mu vanemad, mu sõbrannad, mees, koer. Need on nagu, ilma nendeta ma ei oleks never ever seal, kus ma praegu olen. Ilma nendeta nagu, noh, tõesti, need on nagu, noh, ma ise annan, vähemalt ma tahan loota, et ma ise annan neile ka väga palju, sest ma tunnen, ma olen nagu vaimselt väga-väga nagu stabiilne, väga heas kohas, mida võib-olla iga sõbranna mul ei ole. Aga samas nagu meil on erinevate sõbrannadega ka erinevad teemad, on ju, noh, mul on üks ärisõbranna põhimõtteliselt, kellega me enamasti räägime nagu mingi äriteemadel, kord nädalas räägime temaga, on ju, ja siis tal on ka oma äri, et siis lihtsalt see nagu üksteise nagu toetamine ja toetamine no matter what nagu, et ma arvan, et see on sihuke jah, pikk vastus väiksele küsimusele. Aga võtame järgmise küsimuse. Mulle meeldis väga see küsimus, et ja see ongi viimane küsimus. Ma ei tea isegi, kui pikalt me praegu rääkisime, aga viimane küsimus on see, et kus said inspiratsiooni, et panna just Ace oma koera nimeks? Mulle nii meeldib, et kellelgi on meeles, et Ace'i nimi on Ace. Sellega on naljakas lugu. Noh, Ace on mul ka leiu koer, on ju, kui ma Küprosel elasin, ma viisin oma vanematele koera, on ju. Mul on neid kutsikaid ka muide nagu, ärge võtke endale kutsikaid, see on väga palju tööd. Jällegi minu hea süda. Meil vahepeal Eksiga oli ju 4 koera. Üks oli meie, üks oli Rottweiler, siis teine Rottweiler, kelle me võtsime põhimõtteliselt endale, aga oli ka nagu varjupaigas põhimõtteliselt ja väga suurte probleemidega. Ja siis meil oli 2 kutsikat, kellest üks kutsikas läks siis mu vanematele. Ja siis ma sõbrannad leidsid siis Ace'i ja Tõe ja siis nemad olid kahekesi meie juures samal ajal, kui me Rottweiler oli. Nemad sõid meil kogu wifi 3 korda äkki katki ja no ühesõnaga väga tore oli. Ja siis ma andsin ära ja ütlesin, poiss jääb mulle. Ja siis enne, kui ma Eestisse kolisin 6 aega, oli mul veel kord 2 kutsikat. Ace oli natuke alla aastane ja siis me seal 3-kesi chillisime temaga ja kutsikatega. Aga kust Ace sai oma nime? Naljakas lugu on see, et see vana sõbranna, kes ka enam selles mõttes sõbranna ei ole, kes leidis teda, tema eks-kutt ütles et pane talle Ace nimeks. Siis mõtlesin, mis Ace, et mis on? See on ju see film, see Ace Ventura. Ma ei olnud kunagi seda filmi vaadanud. Mul olid erinevad nimed või mõtted ta jaoks. Ma olen nagu tavai, paneme Ace nimeks, sest ta rääkis mulle sellest filmist. Ma olen nagu, tundub äge film, on ju. Ma vaatasin, Ace on nüüd natuke üle 2 aastane, on ju. Ta põhimõtteliselt ongi 2 aastat mul olnud ja ma vaatasin mingi paar kuud tagasi esimest korda seda filmi, et lihtsalt ma nagu, kurat, ma nüüd pean ära vaatama selle filmi, et nagu ma kogu aeg ütlen, et kui keegi küsib, mis ta nimi on, siis ma ütlen alati, et Ace, nagu seal filmis Ace Ventura, ise polnud kunagi vaadanud seda filmi ja siis ma nagu, okei, ma nüüd pean selle ära vaatama. Aga põhimõtteliselt sealt ta oma nime sai, et filmi järgi, sest kuna meil see Eksiga Rottweiler oli Dexter seriaali järgi, siis mõtlesin, sobib ju, et üks on seriaali järgi, teine on siis filmi järgi, et siis sobibki kokku. Aga selles mõttes naljakas on see, et mul tundub, et mul on mingi A algustähega nimede värk. Siis mu vanemad on ka kõik oma loomad A algustähega nimetanud. Meil on Albert, Alfred, Aadu, siis on Ace. Siis mu parima sõbranna nimi on Adriana A-tähega, mu mehe nimi on Aleksi A-tähega, nii et nagu ma ei tea, mis värk see nende A algustähega on, et nagu selles mõttes jah, ühesõnaga mingi värk mul sellega on, nii et tundub, et see nimi pidigi niimoodi minema. Nii et jah, ühesõnaga mulle tundub, et me saime nüüd selle küsimuste ringile otsa peale tehtud. Et ma lasin muidugi ChatGPT-l, mõtlesin, ma ei tea, kui pikalt ma vastan, et kui pikalt siin see üldse tuleb, et lasin mingit küsimusi veel genereerida. Muide, need kõik küsimused olid kõik jälgijate poolt, nii et nagu mega suured tänud sulle, et sa küsisid ja
ma ei tea, mul oli väga äge vastata küsimustele, et mingi hetk ehk teeme uuesti. Aga kui sa said siit mingit fun'i või väärtust või midagi, mingit taipamist või ägedat suhtumist või noh, whatever, äkki sa said siit midagi. Ma loodan väga, et sa said siit ikka midagi. Et ma mitte päris niisama ei teinud siin seda episoodi. Et ma luban, et järgmine või noh, üks järgmistest kordadest räägime kindlasti ka toitumiskava koostamisest. Et siis saad natuke nii-öelda võib-olla enda jaoks nagu väärtuslikumat infot, aga tänaseks me lõpetame. Ole hea, kui sa said siit väärtust, jaga seda ühe sõbrannaga, jaga seda oma stories, jaga seda vanematega, jaga seda koeraga. Et ühesõnaga aita mul seda sõnumit levitada ja aitäh sulle ja järgmise korrani. Tšau! Nii, sina arvasid, et on lõpp, aga üllatus, veel ei ole lõpp. Põhjus on väga lihtne. Kui ma teist korda palusin küsimusi saata, siis täpselt siis, kui ma episoodi ära lõpetasin, ma vaatasin, issand, nii palju küsimusi on veel juurde tulnud. Siis mõtlesin, et okei, ma ei hakka nagu eraldi osa tegema, et ma proovin siin 15-20 minutiga veel ära vastata. Aga kuna mul endal aega ei ole, ja te näete, see etapp on ka natuke teistsugune, kes siin YouTube'is vaatab, et siis ma samal ajal toimetan oma hommikusi asju ja vastan küsimustele, et siis saame teha 2 ühes. Sina saad kasu ja mina saan aja efektiivselt ära kasutada ja saame selle podcasti episoodi võimalikult kiiresti laivi panna. Nii et sellepärast ma just käisin pesus, tegin ennast ilusaks sööks. Nii et kui sa YouTube'is vaatad, siis sa näed, et väga ilus olen. Kui sa Spotify's kuulad, siis sa kuulad lihtsalt mu ilusat häält. Aga hüppame küsimustesse, et ei läheks liiga pikaks. Siis esimene küsimus on siis see, et kas annaksid nõu mõnes reelsis, kuidas koduste minimaalsete vahenditega efektiivselt trenni teha. Kindlasti ma arvan, et võib teha sellise reelsi. Mul juba, siis kui ma nägin seda küsimust, mul juba hakkasid mõtted täiega jooksma, ma nagu davai. Siin on aga hästi oluline see, et kui sa teed kodustes tingimustes, siis mingi hetk sul ikkagi tuleb piir ette, sest vaata, eesmärk on alati see, et meil toimuks areng, on ju. Ja selleks, et areng toimuks, on siis variant see, et kas siis meil kordused tõusevad, kas seeriad tõusevad või siis raskus tõuseb. Noh, mingi hetk sa oled nende korduste ja seeriatega nii kaugel, et nagu palju sa 100 kordust vast ikka ei hakka tegema, on ju. Et muidugi mõni teeb seda ka, on ju, et go for it, on ju, aga mingi hetk sul lihtsalt tuleb see piir ette, et mingi hetk sa pead ikkagi sinna, kui su eesmärk on lihaseid kasvatada, siis sa mingi hetk ikkagi pead sinna jõusaali ronima. Aga kindlasti võtan selle ette ja kodus ma olen teinud inimestele nii-öelda kodus kavu ka, et nad saaksid nii-öelda kodus teha, kes vaata ei julge nagu jõusaali minna või midagi sellist, on ju, et saab täitsa tehtud. Nii, siis järgmine küsimus. See on üks küsimustest, miks ma tahtsin nagu selle ikkagi veel siia lisada, sest see on jällegi nii nagu aktuaalne. Et küsimus siis see, et tead ka, kes sinuga samas kategoorias võistlevad Eestis. Ma ei tea, kes kevadel lavale tuleb ja teate, nagu mind absoluutselt nagu null huvitab, nagu reaalselt. Ma avastasin, ma vist isegi jälgi Kulturismi Liitu. Minu arust mul on nagu Facebooki või selles Instagramis see jälgimine peal. Aga mul nagu ei hüppa see üldse ette ja ma nagu kõik seal mingi hullult täägivad neid ja ma nagu absoluutselt nagu ma ei tea üldse nagu selles mõttes, kes kevadel minuga koos lavale läheb. Seda ma tean ja mille üle mul on isegi natuke kahju ka. Et kes on Eesti meister, Euroopa meister, maailmameister, Anastasia Toika. Et tema on võitnud 22 pro-kaarti, ehk siis pro-kaart on see, et kui sa rahvusvahelisel võistlusel põhimõtteliselt võidad, et siis sa saad võimaluse minna nagu pro-võistlustele. Praegu me kõik oleme amatöörid, et need on amatöörvõistlused, kuhu ma lähen ja tema siis on saanud pro-kaardi ja tema aga nüüd just hiljuti, ta juba sügisel mainis, et ilmselt oli viimast korda, kui ta Eestis laval on. Ja siis ma juba mõtlesin, et okei, et kas ta läheb nüüd nagu prodesse
või mis nagu juhtub või ta vahetab liigad, see on ka variant. Ühesõnaga, ma üldse ei vaata ja mul on isegi kurb meel, et tema nagu ei ole minuga laval, sest vaata minu jaoks nagu jah, ma lähen võitma ja jah, ma tean, et Eestikad ma suure tõenäosusega ma arvan ikkagi, et ma võidan, kui kuskilt kivi alt ei tule mingi, ma ei tea, massive nagu siuke naine onju, aga ma oleks tahtnud tema vastu nagu seista laval lihtsalt, et näha, ilmselgelt või suure tõenäosusega, never say never, kunagi ei tea, suure tõenäosusega, et tema oleks ikkagi nagu võitnud, sest tal lihtsalt on nagu lihasmassi rohkem, ta on lihtsalt pikemalt trenni teinud, et selle vastu lihtsalt ei saa põhimõtteliselt, aga ma lihtsalt oleks tahtnud nagu näha seda võrdlust, et tema ja mina kõrvuti, et kui palju vähem mul reaalselt nagu neid lihaseid on, et kui palju mul veel nagu minna on. Ja seda ma oleks tegelikult täiega tahtnud näha, et see on nagu see üks põhjus, miks mul on nagu täiega kurb meel, et ta nüüd läks prodesse just nagu minu esimesel võistlusel, et mul oleks justkui olnud veel võimalus nii-öelda võistelda temaga, aga see siis jääb järgmiseks korraks. Või pean ise ka prodesse saama, siis saan temaga võistelda. Ja siit ka järgmine küsimus, et kas sa usud, et oleksid ka sügisel näiteks võitnud Eestikat arvestades konkurente? Ja kui ma seda küsimust nägin, saate aru, vaata, mu mälu on siuke nagu, mul on väga halb mälu. Ja selles mõttes nagu minu mälu on väga halb ja mina ei mäleta asju absoluutselt. Seega, mis ma tegin, kui ma seda küsimust nägin, oli see, et ma läksin see fotograaf, kes alati neid kulturismis nagu neid pilte teeb võistlustel, läksin tema sinna kodulehele ja vaatasin neid pilte ja saate aru, no ütleme nii, ma nagu reaalselt vaatasin neid pilte, ma nagu, kurat, kus siin need wellness naised on nagu, kus need suured jalad, suured tagumikud on ja ütleme nii, kuna ma neid ei leidnud, siis paar tükki ma teadsin, aga nendest ma teadsin, et mul tegelikult seda lihasmassi on kindlasti rohkem. Et aga jällegi sügisel oli ka Anastasia veel võistlemas, mis tähendab seda, et tema vastu ma kahtlen, et ma oleks võitnud. Küll aga ma arvan, et ma oleks nagu väga hea koha saanud. Jällegi samas ma ei oska tegelikult öelda, ma ei ole nagu enda puhul pilte vaadanud, et kuna see, et ma lükkasin nii-öelda, kes ei tea, et tegelikult ma pidingi sügisel minema võistlema, aga me siis eelmise treeneriga otsustasime, et ehitame veel natukene ja lähme siis kevadel lavale. Ja lõppude lõpuks ma arvan, et see oli nagu väga hea otsus, et üks asi on see, et okei, et lihaseid sai veel juurde ehitada. Ja ma arvan, et mul on tegelikult lihaseid ka veel selle poole aastaga nagu juurde tulnud kindlasti, aga teine asi on lihtsalt see ka see stressitase, et kuna mul sügisel algas nagu ülikool ja ma kolisin, ülikool algas, kõik see nagu uue rutiiniga nagu harjumine, see võtab ikkagi aega, et siis oli nagu väga siuke nagu stressirikas, ütleme nii, et siis ma tunnen, et praegu ma olen nagu mul on nagu rutiinid, asjad nagu nii paigas, et ka ülikooliga ma tean, ma oskan nagu planeerida paremini, et selles mõttes kindlasti on parem. Nii et ma ei oska öelda, kas ma oleks võitnud, kindlasti ei oleks, sest Anastasia võistles, et ma arvan ikkagi tema ikkagi on, ta on põhjusega 22 pro-kaarti võitnud, et tal on seda lihasmassi hästi palju ja ta nagu teeb seda väga hästi. Tal on presenteerimine ka hästi nagu enesekindel, et isegi kui minul oleks võib-olla neid lihaseid, võib-olla enam-vähem sama olnud, aga tal on see presenteerimine, ta on ikka väga enesekindel laval ja selles mõttes ta niimoodi nagu särab ja ta teab, mis ta teeb ja ta nii naudib ja nagu ta armastab ka täiesti seda sporti ja seda on nagu näha, et selles mõttes on nagu äge. Aga võrreldes eelmise aasta kevadega, eelmise aasta kevadel ma käisin esimest korda kulturismi võistlusi vaatamas ja siis ma vaatasin küll nagu neid wellnessi tüdrukuid ja ma olen nagu
sorry, kust otsast need naised wellness on. Ma vaatasin neid ja ma olen nagu, mitte üldse nagu halvaga, aga lihtsalt nagu professionaalses mõttes. Ma vaatasin, et on lihtsalt paksud bikiinid, kes ei jõudnud nagu kuivaks. Sest ikkagi sul peab olema nagu, wellness ei ole see, et sul on palju rasva all. Wellness on see, et sul on palju lihaseid ja sa pead ikkagi olema kuiv. Jah, sa ei ole võib-olla nii kuiv nagu bikiinis, aga selles mõttes sul peavad ikkagi need lihased välja tulema. Ja kui sa ei suuda ennast nagu nii kuivaks teha, et sul lihased alles on, siis see tähendab seda, et sul ei olegi seal lihaseid. Ja ma arvan, et sellepärast ma ka neid sügise pilte vaatasin, ma olen nagu, et kes seal piltidel tegi mingid tagumise poose ja niimoodi, siis ma vaatasin, ma ei tea, mul nagu tundub, et mul praegu juba joonistub nagu kõik paremini välja. Nii et ühesõnaga ei oska ma 100% öelda, aga ma arvan, et seda ma arvan küll, et ma oleks kindlasti teinud päris hea koha. Nii, nüüd järgmised küsimused. Need olid need anonüümsed küsimused. Mulle meeldib nagu, nii äge on see, et vaadata, et okei, mis küsimused tulevad anonüümsetest, mis tulevad otse. Aga nüüd tulevad mõned natuke teistsugused, praegu on nagu see Vol 2 on siin nagu täiesti sassis, et mitte kategooriates ära jaotatud, nii et ära pane tähele, kui ma täiesti lihtsalt järjest võtan neid küsimusi. Aga üks küsis, et kui tihti peaks vahetama trennikava? Vaat siin väga sõltub. Selles mõttes mina vahetan enda klientidel treeningkava umbes 2-4 kuu tagant, et sõltub natuke nende arengust, et kui hästi nad seda mingit treeningkava vastu võtavad, kui igav neil hakkab, sest minu silmis ikkagi peab olema nagu põnev. Jah, me peame nagu järjepidevalt mingeid harjutusi tegema, aga selles mõttes, kui sul mingi hetk on siuke tunne, et üldse ei taha sinna jõusaali ronida, sest nii igav ja sa oled kogu aeg täpselt sama asja teinud, siis nagu elu point ei ole ennast piinata, selles mõttes. Nii et siin jällegi sõltub sinust, et kui sa tunned, et sul on tõesti nagu ma ei tea, 2-3 kuu pärast nagu kopp ees, siis vaheta trennikava, aga jällegi me ei vaheta nagu trennikava selliselt, et me teeme täiesti totaalselt erinevaid harjutusi. Väga tihti mul trennikava muutumine ongi see, et üks osa lihtsalt, üks harjutus näiteks vahetan natuke välja, mingi teine nagu lihasgrupp ja teised harjutused lihtsalt teen ala mingi masinatel või teistel masinatel või midagi sellist, et lihtsalt ikkagi nagu need stiimulid on suhteliselt samad, lihtsalt sul endal peas tundub, et natuke midagi põnevamat. Nii, siis järgmine küsimus. Kuidas oled üles ehitanud online coaching tunnid? Räägi rohkem oma online coachingust. Kui ma nägin seda küsimust, mõtlesin, Pekki, ma peaks vist eraldi mingi episoodi selle kohta tegema. Sest nagu uskuge mind, mul on täiega keeruline olnud seda online'i teha. Ja siin väike lugu selle kohta. Põhimõtteliselt täpselt aasta tagasi ma investeerisin esimest korda mentordusse, coachingusse ja täpselt sel samal teemal, et kuidas enda online fitness coachingu nagu äri üles ehitada. See maksis 3000 eurot. Ja sellest mul ei olnud nagu põhimõtteliselt üldse väga kasu, sest lihtsalt point oligi selles, mina ei uskunud online coachingusse. Ma ei saanud aru, et kuidas nagu inimene mul on saalis, ma näen teda ja nagu ma ju saan kohe parandada, ta on algaja, ma ei saa ju nagu algaja mingi online'is nagu coach ida. Ja mul võttis väga pikad aega, kuni mul tuligi esimene 100% puhas online coachingu klient, täiega armastan teda, Soomes elab, eestlane ja nagu saate aru, see toimub lihtsalt nii hästi ja tema müüs mulle selle või selles mõttes nagu ma võtsin ta vastu, sest ma nagu küll ma mõtlen välja, mis ma temaga teen, küll me saame hakkama, aga tema müüs mulle nagu tänu temale ma sain aru, et okei, see päriselt ka toimub ja see isegi nagu nüüd mina usun seda, et see toimub isegi parem kui koha peal trennid. Sellepärast, et ta saadab mulle videosid enda nagu trennidest. Jah, see vajab natuke seda, et sa lähed mugavustsoonist välja, filmid ennast saalis, aga usu mind, esiteks tuleb selle täiega kasuks, sest nagu mida rohkem me mugavustsoonist asju välja teeme, seda rohkem me kasvame, seda paremini nagu seda lihtsam meil tulevikus on. Ja
Teiseks, ta näeb ise ka, mida ta teeb. Sest vaata mingitel harjutustel sa ei tohi tegelikult ennast peeglist vaadata, sest siis tekib vigastustoht, on ju, et keskendu oma asjale. Aga kui sa filmid, esiteks sa näed iseennast kõrval. Teised, kui mina vaatan seda video, mina saan ka mitu korda vaadata, joonistan sul sisse, vaat täpselt sel hetkel siin peaksid olema niimoodi, on ju. Saad aru, toimub nii hästi. Aga ma otsustasin, ma teen eraldi episoodi selle kohta, sest lihtsalt nagu mul endal on täiega see nagu umbuskumus olnud, et see ei toimu ja nüüd ma olen lihtsalt nagu, oh my god, see toimub nii hästi nagu kõik mingi online coaching usse, see toimub paremini kui koha peal ja ma päriselt ka nüüdseks usun seda. Aga seda siis järgmises episoodis, kui ma olen peale toitumiskavade rääkinud. Nii, kui tihti soovitad treenida kõhulihaseid, seda me tegelikult juba natuke siin puudutasime, et jällegi sõltub, mis on su eesmärk, on ju, mis on sinu eesmärk. Sest kõhulihaste treenimine, see ei too sul selle six-packi välja, see tuleb ainult siis välja, kui sul rasvaprotsent madal. Nii, jah, kui sa treenid kõhulihaseid selleks, et olla nagu üldiselt nagu terve inimene, selleks, et tasakaalustada selja ja nagu kõhu nii-öelda kerepiirkonda, siis treeni jah, mingi 1-2 korda nädalas kõhulihaseid, mitte rohkem. Sõltub jällegi ka su enda treeningkavas. Kui sa ainult kord nädalas käid jõusaalis, siis ära 2 korda nädalas treeni nagu kõhulihaseid, on ju. Seal ei ole nagu pointi. Jällegi, kui sul on mingid teised, ala mingid seljavalud, mingid siuksed asjad ja need seljavalud tulevadki näiteks sellest, et sul on kerelihased nõrgad, sest sa ei suuda ennast kerelihastega hoida, siis treeni võib olla natuke rohkem, on ju. Ehk siis siin jällegi nii väga sõltub olukorrast. Nii, siis võtame siit järgmise küsimuse. Miks te mul siin edasi ei lähe? Okei. Ühesõnaga, mul olid need stackitud. Nii, oota, nüüd mul läks täitsa sassi. Nii, siin järgmine küsimus, et kas ülakeha ja alakeha peaks eraldi veel näiteks seljatuhara ja nii edasi päevaks jaotama? Siin jällegi sõltub inimesest, sõltub sinu enda nagu treeningkavast, on ju. Et selles mõttes nagu, minul näiteks on 5-päevane treeningkava, mul ongi näiteks jalapäevad nagu veel ära jaotatud, et mul on nagu 2 ülakehapäeva ja siis kohe ma ütlen teile, ega ma aju on siuke, et ega ma ei mõtle. Ja siis mul on nagu tuhar hamstring, tuhar nellipealihas ja kogu nagu alakeha. Et mul on nagu niimoodi siis ära jaotatud, on ju. Ehk siis, aga mina treenin 5 korda nädalas, on ju. Ehk siis nagu siin jällegi, kui ma võtan oma ala klassikalist tavaklienti, kes käib 2-3 korda nädalas, mida nagu see ei anna sulle põhimõtteliselt mitte midagi juurde. Ja jällegi sõltub, mis on sinu eesmärk. Nii, võtame järgmise küsimuse. Siin on see üks, sorry, ma ikka proovisin kuidagi teemadesse kokku minna, aga ei lähe nii hästi. Ühesõnaga, üks on veel, et nende kõhulihaste kohta ma vaatan, et kõik tahavad hullult endale six-packi, aga nagu saa aru sellest, et reaalselt ma tean, et enamus, kes on ka sünnitanud, kõik on ju, mul kõik kliendid on, tahaks seda kõhu rasvast või siin kõht on ees, on ju. Siin ei aita kõhulihaste harjutuste tegemine. Ehk siis, kui ma vastan küsimusele, et mis on jõusaalis minu lemmik kõhulihaste harjutused, praegu ma ei treeni üldse kõhulihaseid. Enne ma treenisin kõhulihaseid 1 või 2 korda nädalas. Nii et nagu, jah, aga seda ma mainisin siin juba tegelikult, et kõige olulisem kõhulihaste harjutustel on see, et sul oleks suur venitus, suur kontraktsioon. Ja selle me saavutame, kas siis on istudes need masinad mulle väga meeldivad või siis ongi see cable crunch, mille ma just siin mõni aeg tagasi postitasin enda Instagramis, et mine vaata, kuidas seda tehakse. Ka väga hea harjutus, sest sul tekib see mõnus pikk venitus ja mõnus kontraktsioon. Nii, siis vastame veel, 2 küsimust on veel, pea vastu, küll sa jõuad.
Üks küsimus on see, et kas vastab tõele, et rohkem süües kaotad rasva, seehulgas tasakaalus liikumine, trenn, uni. Vot siin on väga nagu jällegi, mis tähendab rohkem süüa, sest vaata rohkem söömine. Kas sa mõtled tihedamini söömine, kas sa mõtled kaloraaži mõttes rohkem söömine, kas sa mõtled koguste mõttes rohkem söömine, siis me peame aru saama sellest, et kogused ja kaloraaž ei ole sama. Väga hea näide. Võta näiteks seda šokolaadi, on ju. Noh, üks tahvel šokolaad, see mingi, mis see kõige klassikalisem on, see piimašokolaad, sellise sõna, mis ma ütlesin, piimašokolaad on ju, noh, sel on mingi 100 grammil on kindlasti mingi, ma ei tea, 500 kalorit, ma isegi ei tea, sest ma ei ole neid asju väga söönud, vabandust. No ütleme mingi 600 kalorit on 100 grammil. Nii, nüüd võtta juurviljad. 100 grammil on umbes 20 kalorit. Nii, mõlemad on 100 grammi, on ju. Ehk siis sa sööd sama palju nii-öelda koguse mõttes, grammide mõttes, aga kaloraaži mõttes ühel on nagu 10 korda rohkem kui teisel, on ju. Ehk siis siin ongi see küsimus, et noh, sõltub, on ju. Et kui sa sööd need juurikaid hullub palju rohkem ja oled varem ainult šokolaadi söönud, et siis jah, rohkem süües kaotad rasva, on ju. Aga siin, mis mina olen tähele pannud, on see, et enamus naistel või noh, paljudel naistel ikkagi nad söövad liiga vähe ja siis, kui ma olen pannud neid sööma, siis neil on kõht nii täis ja nad kaotavad nagu kaalu. Sest vaata, kui sa hoiad keha kogu aeg stressi olukorras ja ei toida teda, siis ta hoiabki nagu rasvast kinni ja siis tekivad need ülesöömised. Ja see on see, kus sul kaal tõuseb. Ehk siis jällegi koguse mõttes ilmselt sööd vähem, aga kaloraaži mõttes sööd rohkem. Nii et siin ei ole ühte õiget vastust nii-öelda. Nii, siis siin on üks küsimus, et huvitaks sinu arvamus peptiidide kohta. Siin ma tahaks väga vastu küsida, et millised peptiidid, sest ma korra lihtsalt räägin lahti, mis on peptiidid. Peptiidid on siis, mis on eesti keeles, amino acids, aminohapped, vot, ma ikka oskan eesti keelt. Ehk mida nii-öelda, noh, aminohapped ehk siis osa sellest, millest valk koosneb, milleks me siis vajame nagu lihaste ehitamiseks, on ju. Noh, ongi kollageen, keratiin, kõik siuksed asjad. Et need on aminohapped ehk siis peptiidid, mida saab ka toidulisandina nagu juurde võtta. Siin jällegi ma näen, et kui sa ei ole nagu mingi võistlussportlane ja lihtsalt tavaline inimene, mida sa raiskad oma raha siukeste asjade peale. Sulle nagu see annab nii minimaalse nagu eelise ja noh, neid toidulisandeid on nii palju ja sa võid ennast täiesti surnuks maksta nende asjadega, aga alati küsimus on see, et mis see eesmärk on nagu. Kui ma oleks tavainimene, ma ei raiskaks oma raha selle peale. Praegu ma võtan küll need EAA-sid, mis on ka nagu põhimõtteliselt peptiidid, on ju, lisa nii-öelda valgud. Võtan trenni ajal lihtsalt, et jällegi valgusünteesi nagu rohkem paremini ergutada ja et kohe nagu kehale anda seda valku. Aga nagu see nagu kasu sellest on väga nii-öelda väike. Jah, minu kui võistleja jaoks on see oluline, sest minul ongi iga väike asi loeb, aga tavainimesel täiesti poogen. Ma hakkasin neid võtma nüüd uue treeneriga. Enne seda ma ei ole kunagi nagu väga üldse nagu mingid toidulisandeid asju võtnud. Ehk siis see oli see viimane küsimus meil ja nüüd ma luban, et on päriselt lõpp, aga teeme niimoodi, et keegi ei pannud tähele, et ma filmisin seda 2 osas, on ju, ära kellelegi räägi ja näeme juba järgmises episoodis ja aitäh sulle ja ole hea, jaga seda ühe sõbrannaga. Tšau, tšau!